14. märtsi õhtupoolikul pakkisid 8 Eesti automudelispordi entusiasti oma mudelid kastidesse. Kastid tõsteti omakorda autodesse ning asuti läbi Läti, Leedu ja Poola teele Tšehhi poole. Tšehhis oli toimumas võistlus, millele mindi erinevate plaanidega, kes võistlema, kes kogemusi saama, kes ennast ja oma tehnikat proovile panema. No nii, olemegi kohal 1600 kilomeetrit või teistpidi öeldes 1000 miili selja taga. Me jõudnud kaunis Hrtovitše väikelinna Tšehhis. Linn on umbes sama suur kui Väike-Maarja, tõenäoliselt on siin umbes 2000 elanikku, Väike-Maarjas on küll 1000. Ja siin on selline kaunikujuline hotell, mis on keskuseks igasugustele spordisündmustele. Siin peetakse, ma ei tea, kõike sulgpallist, võrkpallini, kuni siis mudelivõistlusteni välja. Ja see on meie kodu järgmised 3 päeva. Mina küll ei tea, kes täna sõidab selle kerega. Ütles kohal selle Tšehhi lahoi. Anna võtame kollasele ka ikka kaks Siin on saanud aru, et see pole Tiivale või? Ei, tiib oli küll sama. Aga ma panen sinna, kus sellelgi oranž. Ma ei taha su IC2 ka kinni kleepida. Räägin sinna kerele. Pean kohe kõik väljad mustaks ära. Pane see Viller jälle tagasi. Ma saan natuke veel Villeri autod parandada. Ei, ta võtab muga kogu vaikseeri. Ma läksin tihemalt seal suurte maailmameistri. Uus päev, me oleme pool päeva vedelenud hommikusöögilauas, spaas, igal pool mujal. Rada tehti lahti, rada on suures plaanis maas, veel sõita ei saa, aga me tulime, panime oma eestlaste boksi siia ülesse. Ja nüüd, kui esimesed ettevalmistused nagu trenniks on tehtud, siis meil on veel umbes 2 või 3 tundi aega ja lähme sööme kõhu täis ja siis tuleb pikk trenni õhtu, mis kestab kuni südaööni vähemalt. Aga võistlused ise on homme? Võistlused ise on homme ja eestlased on nagu väga ära jagunenud mitmete klasside peale, et me sõidame 1.10 tagaveolist pagi, me sõidame 1.10 stokki, mis on piiratud mootoriga klass. Ja kõik on küsijad. Ja tegelikult kõik küsivad ikkagi suhteliselt kõrgeid kohti siin, tõenäoliselt mitte poodiumile, aga ikkagi esi10 hulka, et ma arvan, et tuleb üks huvitav päev ja Meil oli litte sõitjaid, aga üks suurema osavõtjate arvuga klassi on siis 1.10 tagarattaveolised pagid. See konkreetne auto, mis mul siin parasjagu käes on Eesti noore ja lootust andva võidusõitja Karl Kasekampi oma, kellele ilmselt me paneme ka kõige kõrgema koha ootuse peale. Elektrimootor, tagarattavedu, mootor ei ole piiratud, see mootor, millega tema sõidab, on umbes 400 vatti ja see auto kaalub siis 1,4 kilo jämedalt. Nüüd populaarsuselt järgmine klass, vaatame jällegi Karli autot, on 1.10 stokk, mis on siis piiratud mootoriga klass. Siin on piiratud mootori mähised, mis on 17,5 keerdu. Lõpptulemusena on need autod umbes 200 vattise jõuga. Siin on veel reguleeritud rehv, 2 kindlat mootorit, mida üldse võib kasutada. Ja akupinge on siis nagu piiratud 8,4 voldi peale. Ja kui me lähme siit edasi, siis mina ainsa sõitjana sõidan teoreetiliselt siin on-roadi poolelt nagu kõige kiiremat klassi. Tõenäoliselt ma ei saa muidugi kõige kiiremat tulemust, sellepärast et ma ei ole kõige kiirem sõitja, aga 1.12 Bandcar, mis on siis spetsiaalse vahtkumm rehviga, mida on siia välja peale tõmmatud umbes millimeeter.
ja vaba mootoriga klass. Autod kaaluvad alla kilo ja jõudu on siin oi-oi kui palju. Sellel konkreetsel isendil üle 500 vatti kindlasti. Kas sul on siin laua peal mingi hunnik rattaid ka, need on igasugused erinevad? Need ei ole tegelikult erinevad. Offroadis on meil siis piiratud rehv, üks konkreetne rehv, mis üldse lubatud on ja neid kulub võistluspäeva jooksul. Mina olen arvestanud siin 5 paari tagumistega ja 3 paari esimestega. Seda kui palju siis reaalselt trennide võistluspäeva peal ära läheb, eks me seda näe. Pult, millega siis automudelit juhitakse, on selline rooliratta ja päästikuga versioon. Kui päästikut tõmmata enda poole, liigub auto edasi, kui lükata endast eemale, pidurdab ja rool siis vastavalt vasakule, paremale ja vasakule. Ja puldi pealt saab veel teha kõikvõimalikke seadistusi, mis on kõik passiivsed seadistused, midagi aktiivset siin ei ole, nii-öelda tagasisida põhist. Saab seadistada ABS-i, saab seadistada rooli keeramise tundlikkusi, kõveraid, kiirusi, põhimõtteliselt ükskõik mida. Lisaks on siis veel muidugi ajavõtufunktsioonid siia peale ehitatud, mis aitavad natukene kiiremini trennida ja kiiremini järje peale saada. Omavahel nad kuidagi segamini ei lähe, et hakkab ühel hetkel hoopis teist autot juhtima raha küll? Ei, puldid töötavad 2,4 GHz peal, nad on nagu wifi võrgud, kui nüüd on liiga palju, siis nad võivad üksteist häirida, aga liiga palju antud kontekstis tähendab umbes 81 aegselt sisse lülitatud pulti, mida siin väga suure tõenäosusega ei juhtu. Trenn läks hästi või? Väga hästi. Vaatame. Auto natuke ei keera, aga natuke sätime ja läheb paremaks nii. Ülijõva. Is this okay or it should be higher? The gap here. You need to go through technical inspection, please. Okay, thanks a lot. Don't forget it. Pange teised rehvid. Ma praegu siis ei lähegi tuuring, ma olen modifioid. Ma arvan küll, et vahet. Mis sa teed? Määrisin rehve ja need peavad natukene aega nii-öelda, see määre peab natuke aega rehvide peal toimima ja umbes 20-30 minti ja peale seda siis on asi väga hea, et võib rajal kihutama minna. Mis ta teeb siis lisapaarduvust? Lisapaarduvust jah, et põhimõtteliselt ta nii-öelda teeb kummi pehmemaks, ehk siis puhas keemiline reaktsioon. Nii et see on väga karm märk, et juua ei maksa. Kui sa vaatad siiapoole, siis praegu sõidavad tagaveolised pagid ja varsti tulevad peale ka 4-veolised pagid. Nende ajavahe sellel rajal tõenäoliselt on kuskil siuke sekundituuri. Ehk siis kuna pidamist on, siis väga hullu vahet ei ole. Võib-olla kõige olulisem vahe tuleb just hüpetes, kus 4-veoline on õhus rohkem juhitav. Aga tehnilises mõttes on nad natukene vabamad kui see kõrvalraja on-roadi masinad? Jaa, siin ei kontrollita üldse märksa nii palju, on pandud põhimõtteliselt paika lihtsalt rehv, millega sõita ja see on ka enam-vähem kõik. Kui sa vaatad teisele poole, on-roadi rajale, siis on-roadis on meil 4 klassi, on 2 nii-öelda tuuringu klassi, üks nendest siis on piiratud mootoriga, teine vaba mootoriga. Praegu on meil rajal vormelid, mis on natuke seeniorite klass, mis on iseenesest visuaalselt nagu väga lahe. Ja siis on viimasena veel nii-öelda tiibautode tagaveoliste ehk pannikate klass.
Natuke ratast ära alt. Natukene jah, mitte palju. Iiro läheb rajale. Rada on väga äge, rada on palju suurem ja palju kiirem kui see kodune Väike-Maarja rada, kus me offroadi harjutada saame ja võistelda saame. Ta on lihtsam iseenesest, et ta ei ole tehniliselt nii keeruline, aga seda enam on nagu sõit kinni nüanssides ja detailides, et nii-öelda ka väiksemad trajektoori eksimused karistatakse tegelikult väga lihtsasti ära. Aga auto töötab, sõit tuleb välja, et ega siin ei ole midagi, siin tuleb lihtsalt nühkida ja küll ta siis tuleb. Selle liimimise point on see, et rehv välja peal kinni püsiks. Et tavaautol on see siis igasuguste teraskraatide ja asjadega nii-öelda loomulikult, aga modellismis on jah, et paned liimi vahele ja liimid rehvi välja külge kinni. Ja top gear, top tepp, kui sa tahad kunagi kiirliimi lahti saada, siis seda saab teha põhimõtteliselt ühtemoodi, kuumutades. Kõige lihtsam on kasutada juurviljaaurutit, võib kuumutada asja potis või kuskil mujal ja tegelikult saab kahjus. Et juhtus niimoodi, et üks puudutas seina ja 2 kohta läks katki. Mõlemad vasakpoolsed huubid läksid katki. Kui palju sellist rikkeid üldse ette tuleb? No kui uut rada õppida ja ennast veel väga kindlalt ei tunne seal rajal, küll need siis tuleb. Eks me siin ilmselt oleme 1, 2, 3, 4 touringu meest on kõik midagi vahetanud siin oma esimese treeningsõidu järgselt, et ega eks umbes nii lähebki. Uus päev, uus hommik, kell on 8:22. 10 minuti pärast hakkavad sõidud pihta. Nüüd on kvalifikatsioonid, kus meie eesmärgiks on 5 minuti jooksul sõita võimalikult palju ringe. Ja nende tulemuste põhjal, kus siis arvesse läheb 3 katse, 3 kvalifikatsiooni parim tulemus. Et nende tulemuste põhjal jagatakse meid kõiki finaalidesse ja praegu siis on eesmärgiks saada võimalikult hea ja stabiilne sõit, et saada võimalikult kõrgesse finaali. Enne oli võistlejate koosolek? Jaa, võistlejate koosolek oli ära, sisuliselt tšehhikeelne koosolek võttis aega umbes 15 minutit, inglise keeles öeldi, et kõik on nii nagu tavaliselt. Milles neil oli ka õigus iseenesest, et kõik ongi nagu tavaliselt. Täna vist tuleb suhteliselt pikk päev? Täna tuleb suhteliselt pikk päev, meil läheb siin mingi 13 tundi vist. Ja kindlasti saab see olema suhteliselt väsitav. Et vaatame, kuidas on. Okay. Väike error või? Jah, öeldi, et auto on liiga madal, et nii madal autoga ei tohi rajale minna. Et tuleb auto kõrgemaks tõsta, aga seda vist ei jõua teha piisava ajaga, et starti jõuda. Vaat esimest korda sõidan seda klassi ja siis ei tule meelde siuksed asjad enne kui tehnilist seal. Prooviks aru saada, et mida tegema peab ja kuhu minema peab ja millega minema peab ja kuhu minema peab. Kuna ma nüüd otsustasin viimasel hetkel sõita ka nii-öelda modified klassi, et siis on topelt kiirem, kui enne oli planeeritud. Loodame, et saame hakkama. Aga eilne testipäev andis ju positiivselt tulemusi. Jah, sai esimesed ringid ära teha nii suure ja avara raja peal, kus pole nagu varem nii-öelda väga sõitnud. Kuna põhiklassis, mis ma sõidan 17,5, seal oli kõik väga hästi, aga siis modified, mida ma nüüd lisaklassina tahtsin sõita, seal oli asi natukene lahti ja logisesna. Loodame päeva peale saada aru, kuidas need asjad siin täpselt käivad.
Teil on ka esimene välisvõistlus poisil, jah? Jaa. Kuidas tunne on noormees päriselt? Ei värise. Ei, hea kogemus nii suurel rajal esimest korda. Päris tore. Saame kogemusi ja loodame, et tuleb äge kärtsutamine. Kuidas eile testipäev oli? Hea. Kuna tal pikkust ainult 1,40 m, siis pukiga ikkagi jääd suurtele meestele pultidele ette, ehk siis see vaateväli vasakule paremale. Just nimelt äärte kurvides on väga piiratud, et see on ainukene probleem. Muud ei ole. Kogemusel on tegelikult ju päris tugev. Jaa, on päris vinge. Pole nii suure raja palju kunagi. Eestis ei ole nii suurt rada. Groch, Olčák, Kubik, Novosek. All road start.